Sellele Euroopa meistrivõistlusele viidi sisse reeglites muudatus. Räägi, millised need muudatused sisse viidi ja kuidas sa nendega kohanesid? Sisse viidi 3 peamist muudatust. Esimene oli vastase sõrmedest haaramisel antakse vastasele kergesti punkt, kui siis korduvalt teise vastase sõrmi haarad. Teiseks ei tohtinud maadelda siis nii-öelda pea all, et kui siis tuli maadelda pea püsti, et kui sa väga peal lased kogu alla tõmmata endal, siis on see passiivne ja samamoodi vastasele antakse punkt. Ja kolmandaks ei tohtinud siis vastase matist välja trügimisel teda tõugata endast eemale. Ehk siis tuli sooritada mingi võte välja trügides, mitte kätega lihtsalt välja lükata, tõugata. Aga tegelikult ikkagi peamised reegli muutused tulevad alles nüüd ilmselt maikuus. Kas päris nii jääb, ei tea, aga ilmselt midagi sellist, nagu praegu Euroopal tehti, toimub. Tulemas on ka maailmameistrivõistlused, et millised vaated või millised mõtted on treeningute osas ja laagrite osas nagu enne maailmameistrivõistlusi? Peamised mõtted liiguvad nüüd peale Euroopat ikkagi selles suunas, et kuskil 4 kuud korralik siis jõublokk teha, et oli ju aasta peamine eesmärk kehakaalu tõsta, võimsust saada ja massi saada, et praegu on see kaal 112-113 kilo, tahaks, et oleks ikkagi aasta lõpuks 116-117 kilo, et see on peamine eesmärk ja kindlasti ei tähenda seda, et ma üldse ei maadleks, lihtsalt jõuosakaal on seal natuke suurem ja maadlusosakaal jääb sisse, et tunnetus ära ei kaoks päris. Ja laagreid võistlusi on selle võrra kindlasti vähem. Plaanin praegu teha 2 võistlust enne MM-i ja laagreid arvatavasti 3-4, pigem 3, aga need laagreid samamoodi on siis jagatud vastavalt nii, et natuke jõuosakaal on suurem kui maadlusosakaal, et lihtsalt siis mitte oleks aasta lõpus nii, et ma ei ole kumbagi eesmärk täitnud, et pole nagu õieti maadlust arendanud ja pole ka nagu seda kehakaalu võimsust saanud, et ikkagi tahaks täita oma selle aasta eesmärgi. Soovimegi sulle edu aasta eesmärgi saavutamisel ja järgmiste matsideni. Jah, sulle tänu ja aitäh, Matjel näeme!